Tänane teema on muidu lapsevanemlus, lapsevanemad ja see on Efeslaste 6:4. Enne kui ma alustan, ma lihtsalt tahan midagi julgustavat aga öelda, mis ei ole üldse seatud lapsevanemlusest. Üks missionär elas Aafrikas ja ta vaenlased kiusasid ta taga ja ta pidi põgenema. Ma lihtsalt see viimase teemaga seotud. Ja ta pidi põgenema. Ja ta lõpuks leidis koopas, kus ta saab kuidagi leida mingi varjupaika. Ja ta läks sinna sisse, et need vaenlased ei leiaks ta üles. Ja samal ajal, kui ta seal istus ja ootas, siis ämblik hakkas kuduma ilusa võrku. Ja ta istus ja hingas isandas ja vaatas. Vaenlased lõpuks tulid ja otsisid ta üles. Ja nad vaatasid ringi, et siin on koopad, lähme vaatama, kas ta on seal. Ja nägid, et siin ta küll ei saa olla, siin on ämbliku võrk. Koopa suu ees, ta ei saagi seal sees olla. Mees sai pääseda sellest olukorrast ja lõpuks ütles midagi nii imelist. Kui sa oled Jumalaga, siis isegi ämbliku võrk on nagu paks, tugev müür. Aga kui sa oled Jumalata, siis paks, tugev müür on justkui ämbliku võrk. Meil on see pääste Jumal. Ma lihtsalt mõtlesin, et nii imeline lugu, isanda austus, nagu isanda vägevast käest ja need on veel ja veel ja veel. Aga nüüd meil on siis lapse vanemlusest. Ja nüüd ma tahan rääkida natkene muust teemast, nagu ma ütlesin. Võib-olla sama teemaga edasi. Me oleme maailmas, mis on väga vaenulik. Me oleme ühiskonnas, mis on väga vaenulik kristlusele. Me oleme maailmas, mis on piibli järgi just maailma vürsti väe all. Me oleme maailmas, mis vihkab Jeesust ja tema nime. Me oleme riigis, mis võib-olla on usuvabadusega, veel vihkab Jeesust, sest Jeesus ütleb, kõik, kes ei tule minu juurde, vihkavad mind, et nad teod ei paljastataks, sest siis nad näeksid, kui kurjad nad on. Ja pimedus alati vihkab valgust ja Jeesus on see tõeline valgus. Jeesus siis ütleb meile, et see asi on nii. Kuidas me siis kasvatame neid lapsi, kes meie hoolde on jäetud? Antud. Ja siis on loomulikult küsimus, sul on lapsed, mul on lapsed, võib-olla sul pole veel lapsi, sa mõtled, sa tahad kunagi lapsi. Kes annab lapsed, oled sa mõelnud? Mees ja naine loomulikult loodavad, et last saada, aga kes annab seda last? Kust ta tuleb? Kust laps tuleb? Lõpuks ikka isanda käest. See on väga vahva asi, et isand kuidagi teeb lapse, annab hinge ja annab elu. Ja meie hoolda on jäetud see laps nii kauaks, kui ta on meie oma, et juhatada, et suunata, et õpetada neid. Ja kuidas me seda aega kasutame? Ja see on päris raske ülesanne, ma võin ise tunnistada seda, see on väga raske ülesanne. Kuidas me täna teeme seda? Kuidas meie koguduses teeme ja kui sa ei ole veel lapsi, kuidas sa plaanid seda teha, on väga oluline asi ja Paulus räägib täpselt meile täna sellest. Ja täna me vaatame seda imelist vastutusrikka ja väga väsitava töö. Ta ütleb niimoodi, nagu me vaatsime eelmine nädal, me vaatsime salm 1-3, ta ütleb, lapsed, olge kuulakad oma vanemaile isandast, see on õige. Austa oma isa ja ema, see on esimene käsusõna tõutusega, et su käsi käiks hästi ja see elaksid kaua maa peal. Nüüd on meie osa tänaseks, 4. salm. Ja teie isad, ärge äritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega isanda tahte järgi. See on Jumala tahe vanematele. Mis meil on küsimus? Mis Jumal tahaks minul täna vanemana? Mida ta tahab? Teie ärge äritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega isanda tahte järgi. Kolosslaste 3:21 on selle paralleel, see Paulus kirjutas mõlemad umbes samal ajal ja ta kirjutab väga sarnaselt. Seal ta ütleb, isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Nii lihtne see on. Isa, sinu tendents on riielda oma lastega, ära tee seda, et need ei muutuks araks. Efeslastele ta kirjutab, et ärge äritage oma lapsi vihale, sarnane, aga mitte sama, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega isanda tahte järgi. Juhatamine ja manitsemine on 2 erinevat justkui poolt sama mündi juurest. Meil on õpetamine ja manitsemine, ehk positiivne mõnes mõttes ja justkui negatiivne. Üks tunnustamine ja üks noomimine.
Või teisiti, sõltuvalt tõlgest, mida sa kasutad, või algtekstis, ta ütleb ka distsipliin ja õpetus. Ehk kasvatus, kui me mõtleme distsiplineerimine, et kuidas ma kasvatan taime, ma lõiken seda, ma vaatan, et ta läheb õigesti, ja kuidas ma õpetan, siin on põhimõtteliselt see point, mis ta ütleb. See hoiatus muidu Kolosslaste 3. on see, et meie ei tekitaks oma laste sees sellist võitluse tunnet või kaitsetunnet või kibestumist, et nad tahaksid just kakkelda meiega. Ma saan tunnistada isana, see on väga raske, sest mul on vähemalt üks poeg, kes kui ma käsin, ta tihti pahandab, ta justkui vihastub, kas ma teen nüüd õigesti või valesti. Üks asi on see, kas mina teen õigesti või valesti, teine on see, et kuidas tema käitub. Minu jaoks on see tihti väga raske. Ja mu eesmärk on alati tasakaalus olla, et ma lihtsalt ei kasuta seda ära kuidagi, vaid ma kasutan seda isanda tahte järgi. See voli, mis Jumal on minu kätte antud. Me tahame, et nad ei oleks argad, vaid et nad oleksid isanda järgijad. Ja kuidas me võtame siis üks kõige levinum tekst võib-olla selle jaoks on õpetussõnad 22.6. Juhata pois ta tee peale, siis ta ei lahku sellel ka vanas eas. Me võime öelda loomulikult tütar, aga juhata oma laps tee peale, mida ta peab tegema on ju, juhata pois ta tee peale, siis ta ei lahku sellel ka vanas eas. Ja siin on see reaalsus. Ainuke asi, mis sa pead lapsega tegema, on juhatama teda tee peale. Järgmine nädal, kui Jumal lubab, ma tahan rohkem sellest rääkida, aga kõige hullem asi, mis vanem võib teha, on lihtsalt lasta oma last teha, mis ta tahab. Kõige halvem asi. Sest kui laps läheb oma tee peale, mitte juhatamisega, vaid oma tee peale, siis ta satub ainult pahandusse. Ta saab, mis ta tahab, millal ta tahab, ja ta ei õpi üldse neid oskusi, mis tal on vaja eluks. Küsimus on, juhata poista tee peale, kes vastutab selle eest, et mul lapsed õpiksid, kuidas elada, kuidas käituda. Kes vastutab? Kas valitsus, kas kool? Ei, loomulikult mina vanemana, sina vanemana, ka mitte valitsus. See on meie eesmärk juhatada last, mis teed peaks käima. Me peame näitama neile ja õpetama. Ja siin ütleb loomulikult teises kohas, teie isad, see on see 4. salm, seal teie isad, aga me teame, et siin on ka emad, siin võib olla ka vanemad. Aga siin ta ütleb juhatamine ja manitsemine, positiivne, negatiivne. See võib olla nagu Mooses, kui ta oli kõrbes Iisraeli lastega ja ta ütles, ma panen teie ette 2 teed, elu, õnnistus ja surm ja needus. Vali nüüd. Ja Jooso ütles täpselt sama asi, ma panen teid 2. Jumal on meid pääsnud, Jumal on meid hoidnud, Jumal on seda kõike teinud. Valige täna, keda te nüüd kummardate. Mina ja minu pere, meie järgime, meie ülistame, meie kummardame isandat. Kontekst hiljem nad ütlevad, meie ka, täiega, on ju, nemad kõik ütlevad ja siis kohe, kui järgmine päev langevad jälle sellest teest. Aga mõnes mõttes me paneme neid 2 teed laste ette ja me ei ütle, vali sina, vaid siin on 2 teed. Õige ja vale, ära mine sinna, mine hoopis siia, mine õige teega. Mis tähendab seda, et me peame õpetama neile, mis on isanda tahe. See tähendab see, et me peame seda tõsiselt võtma. Ausalt öeldud, vanemlus on võib-olla üks hirmsamaid asju maailmas. Ma olin kunagi õpetaja, vastutus oli väga suur, aga kui ma eksisin, ma sain alati lahkuda, uut töökohta leida, loobuda. Ma olen pastor, vastutus on veel suurem. Aga sisuliselt ma saan alati maha astuda, kui asi on nii hull. Või keegi valandab mind või mis iganes. Aga vanemana, mis saab, kui ma lähen väga metsa selle asjaga? Ma jään vanemaks nagunii. Ma ei saa isegi põgeneda, ma ei saa lahkuda. Ma jään vanemaks. See vastus on niivõrd suur. Ja see tähendab seda, et me peame olema eeskuju lastele, julged. Me peame õpetama, me peame olema sihikindlad nendega, me peame tegema isanda austuseks ja nende heaks. Aga siin on üks väga oluline asi, vanemad. Üks hullemaid asju, mida meie saame teha, on see, et me oleme silmakirjalikud. Kujuta ette, et kass tuleb sisse ja me oleme nüüd multikas ja kassid saavad rääkida. Ja kass ütleb, ära söö hiiri. Ja tal on surnud hiir suu sees. Sa ütled, kuidas sa ütled mulle? Sina isa sööd hiiri ja sa ütled mulle, et ma ei tohi süüa hiiri. Aga samamoodi on vanematega. Ma võin öelda, et
alati ela ausalt ja siis ma ikka kasutan neid võimalusi ära või ma kuidagi varastan oma töökohast. Või ma ütlen, alati räägi tõtt ja laps näeb, ma valetan tädile, sest ma ei tahtnud päriselt rääkida, et kui halb ta toit oli. Lapsed näevad meid ja nad näevad, kuidas me elame ja me peame nüüd õpetama, kui 20 aasta pärast me oleme veel elus või mitte, 50 aasta pärast, 40 aasta pärast, kui Jumal võtab meid koju vanemad, siis mis jääb meie lastele? Loomulikult, kui nad on kristlased, neil on Jeesus, neil on kõige olulisem, neil on Jumala sõna. Aga ma saan öelda, see, mis me anname neile, jääb eluajaks. See jääb. Vähemalt mingil määral. Nii me ei taha olla silmakirjalikud oma lastega. See tähendab seda, kui sa ütled lastele, et palvetamine on väga oluline ja sa kunagi ei palveta, siis kass, kes ütleb, söö ainult juurvilju, aga sööb muud kui hiiri, ei ole üldse eeskuju. Ta on silmakirjalik. Kui ma ütlen, loe kindlasti piiblit, laps, see on väga oluline, me peame elama piibli sõna järgi, aga ma ise ei tee seda, siis ma olen jälle kass, kes pettab oma suuga ja ma näitan seda oma eluviljadega. Ja ma mäletan seda oma lastega üks õhtu ja see ei juhtu palju, aga me palvetame igal õhtu poistega. Üldiselt meie palvetame, tähendab Kalle palvetab ja lapsed on vaiksed. Ja ma ütlesin, isand, me palume andeks, et me oleme nii pattu teinud. Me lihtsalt oleme nii eksinud. Me ei suuda pidada su käska, nagu me peaksime. Me lihtsalt vajame siin su andestust. Me vajame seda. Ja siis üks poistest ütles, ma tahan ka palvetada. Ja ta ütles, isand, anna mulle ka andeks mu patud. Ja anna mulle ka andeks, sest ma eksin. Ja see oli imeline näide, kuidas see hea eeskuju kandub üle lapsele. Aga siis ma näen seda. Mis piibel ütleb nurisemise kohta, erdi Iisraeli lastele Vanas Testamendis? Esimese korintlaste kiri räägib ka sellest, et me ei tohi nuriseda, see on väga hull asi, sest mis me lõpuks teeme nurisemisega on see, ma ütlen Issandale, et ma ei ole õnnelik sinuga, see on tänulikkuse vastandan ju. Ma olen pahane, mulle ei meeli, ma nurisen. Ja mina, nagu sina, võitlen nurisemisega. Ja ma nurisen natukene. No ma võib-olla ei ütle midagi, aga küll minu hingamine näitab midagi, kui ma teen sellist häält ja siis ma näen mu laps. Nüüd korista. Ouch, no kes tegi seda? Mina näitsin talle eeskuju. Mina näitsin oma pojale eeskuju, kuidas halvasti käituda ja mis ta võttis külge. Kui mul ei meeldinud midagi, siis ma väga rasked jalad ja hingamine ka, väga raske ka midagi, siis on võimatu. Ma näitan oma eeskujuga, kuidas hästi ja kuidas halvasti elada. Ja kui meie lapsed peaksid jätkama samamoodi nagu meie, jäljendama neid, kas me oleme õnnelikud selle jäljendusega, mis me näeme nüüd lastes pealt? Kas me oleme nüüd õnnelikud selle jäljendamisega? Kui me vaatame pealt 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, see on sinu laps ja ta käitub samamoodi nagu sina täna. Kas sina oled õnnelik, et ta elab niimoodi kristlasena? Täpselt nagu ma oleks soovinud tema jaoks. Või kas sa pigem oled pettunud? Ja loomulikult me ei teeni päästet, me ei teeni Issanda soosingut, aga samas siin olukorras me anname lastele eeskuju, kuidas elada. Kuidas nad õpivad. Aga kõige rohkem ma võin seda öelda, me ei pea kunagi õpetama lapsele üldjoontes, kuidas patustada. Ma lihtsalt korraks rõhutan seda. Vanemad olen kõik näinud seda. Minu lapsed oskavad valetada, kohe kui nad hakkavad rääkima. Ja mina ei ole kunagi õpetanud valetamist. Kust nad seda oskust omendasid? See ei tähenda seda, et kui laps tuleb kehvasti välja, et see on kõik minu süü, sest ta nägi kehvasti minu pealt, aga see on minu süü võib-olla küll selles, et ma ei õpetanud õiget teed. Kui te saate aru, mis ma mõtlen. Poiss, laps läheb nagunii oma teed. Ja kui ma ei juhata teda, ta jätkab seda teed, mis on surm. Kui ma juhatan teda, siis ma vähemalt proovin teda suunata õiguse poole, Jeesuse poole. See on minu osa. Mitte muutada kogu elu, vaid näidata, juhatada tema tee peale. Me näitame neile, kuidas. Kas sinu laps näeb, kuidas sa loed piiblit? Kas sinu laps näeb, kuidas sa armastad Jeesus? Kas sinu laps näeb, et kogudus, teenistus on oluline osa sinu elust? Ta näeb, kuidas sa elad.
mänguasjad tänapäeval, ma ei tea, kas te olete poes näinud, aga sa saad mängutelefoni nüüd nagu see on juba aastaid vana on ju, aga sa saad mängutelefoni osta, see on nagu lapiga asi ja seal on nagu nuppu, täpselt nagu nutitelefon, aga ta ei tee midagi, ta teeb hääli ainult. Miks laps tahaks nutitelefoni mänguasja? Sest ta näeb, mis ta vanemad teevad. Miks laps tahab kööki? Ta näeb, mis vanemad teevad. Miks ta tahab teisi mänguasju? Kui meie lapsed näevad, et ma olen kogu aeg ka siin, mis on tänapäeval väga suur raskus, siis tema näeb ka, et see asi on väga hea. Isi alati vaatab seda asja, järelikult see on väga mõnus asi. See tõmbab ta tähelepanu, see on tema prioriteet. Ja kui me vaatame, siis isad, me võime öelda vanemad ka, ärge ärritke oma lapsi vihale, see tähendab seda, et me ei survestaks neid liiga palju, me ei tekitaks nende sees seda trots või seda viha, vaid kasvatage neid juhatimise ja manitsemisega isanda tahte järgi on see, et minu eesmärk on juhatada ja manitseda, näidata, õpetada, kuidas elada isanda tahte järgi. Ja kas sina täna teeme seda? Jumal on see, kes on andnud meile need lapsed. Kas sinu laps täna saab öelda, ma tean, et emmele väga meeldib süüa teha ja Jeesus väga meeldib talle. Või kas tahab öelda, et isile väga meeldivad autod, aga Jeesus meeldib ka? Või kas ta üldse ei maini Jeesust? Kas laps näeb, et Jeesus on sinu jaoks oluline? Või kas ta näeb sinu elu pealt, et Jeesus on nagu pühapäeva jaoks, aga ta ei ole päriselt minu jaoks oluline? See on suur vahe. See on suur vahe. Ja miks ma toon seda nii palju välja on just see, et ma olen maininud ühte missionäri John G. Pattonist. Ja ma tean, Kalle, tavaliselt sa oled rohkem tekstis sees, ma tahan ülipraktiline täna olla, sellepärast ma hüppan igale poole. Ma tahan ülipraktiline olla. John G. Patton oli üks missionär, kes läks Tuvalusse, kui ma ei eksi, või kuhugi selline, ja Hanno noogutas ma õigus, Tuvalusse, ja seal oli kannibalid ja kõik, ja ta muudkui töötas nende seas aastaid, kuni kogu saar tuli Jeesusele. Ja tema oma autobiograafis, või see enam-vähem autobiograafia ehk endast kirjutatud ise, ta kirjutab, kui palju ta nägi tema isa eeskuju oma elus. See on imeline. Igaüks ei saa samamoodi öelda seda, ma saan aru, aga ma loen seda, see on ainult esimesed peatükid ja ta muud kui mainib oma isa. Isa siin, isa seal. Neil oli kodus üks ruum, see oli üliväike ja igapäevaselt isa läks sinna siis ja kõva häälega palvetame Jeesusele ja kõik teadsid, me oleme nüüd vaiksed. Me kõnnime nagu vaikselt mööda. Isi teeb midagi püha seal sees. Ja iga õhtu James, tema isa, James võttis kogu oma pere kokku, nad kõik põlvitsid ja palvetsid ja James nuttes palvetsid, et lapsed pääseksid ja nad läheksid missionääridena maailma kuulutama. Ja John, eks nüüd see missionär, kirjutab, et ta isa eeskuju oli niivõrd tugev ta elus, et ta ei saanud sellest lahti raputada. Ta ei lahkunud, see hea eeskuju. Ja huvitav, lihtsalt ütlen edasi. John Newton, kes kirjutas Su armu isand imetlen, on ju Amazing Grace, tema oli väga paha mees. Aga ta oli üks imeline asi, ta ema oli jumalakartlik naine, kes suri, kui ta oli noor. Ja kui ta oli ülihalb, ta oli nii halb, John Newton, oli nii halb, kes kirjutas seda imelist laulu, et isegi teised paharetid ei tahtnud temaga olla. Ta ropendas niivõrd palju, ta oli niivõrd rõve oma käitumisega, et isegi halvad inimesed hoidsid eest eemale. Ja tema ütles, tema ema eeskuju ei lahkunud temast. Ta ikka teadis, et see on õige. Ja sellel väga imelisel saatuslikul ööl, kui ta on seal laeva peal, mis peaaegu uppub merre, ta lõpuks siis, kuri mees nagu ta oli, hüüab appi issanda nime. Miks? Sest keegi oli talle õpetanud, mis on see õige tee. Ja ta võib-olla läks väga kaugele põõsastikku natkene aega, aga ta tuli tagasi õigele teele. Ta ei lahkunud vanas east ka sellest. Ja ta kirjutas siis imelist laulu meile, mis me veel kasutame, Su armu isand imetlen. Ta pole ainuke, kusjuures neid on väga palju näiteid. Kui oluline on see eeskuju, see õpetus, mis sa nüüd annad oma lastele. Ma tahan teile näidata see mõnus kirjakoht, Psalm 127, 3-5, vaata, lapsed on päris osa isandalt. Ihusugu on tasu temalt. Ots kui nooled sangari käes, nõnda noorpõlvepojad. Õnnis on mees, kes oma noole tuppe nendega on täitnud. Ei jää nad häbise, kui nad vaenlastega kõnelevad väravas. Me saadame neid, üks jutlustaja ütles väga hästi. Jumal on andnud
meile need lapsed korraks nooled. Ja me oleme sangari. Mis sangar teeb selle noolega kusjuures? Kas keegi teab? Kas ta teritab neid ja naeratab neile vastu? Mis sa ometi teed noolega, kui sa oled sangar? Vägilane, kangelane. Mis sa teed? Jah, sa ründad vaenlasi. Mis minu lapsed on siis maailmas, kui ma olen tõeline sangar? Need on minu nooled. Ja mis ma teen nooltega? Ma lasen neid maailma. Jeesuse austuseks, vaenlaste vastu, siin ma ei mõtle vaenlased päriselt võitlema, Eesti riigi venelaste vastu, ma mõtlen vaimulikult Jeesuse ristkäes ja saatan nende ees, kelle vastu nad võitlevad. Kurja maailma vastu, paganlik maailm, nagu John Patton on rääkinud. Et nad võitlevad selle kurjuse vastu Jeesuse Kristuse eest. Üks teine kuulus jutlus, seesama Paul Washer, kes kirjutas seda raamat, ütles samamoodi nagu John Pattoni isa James, et minu jaoks oleks kõige imelisem, kui iga minu poegades läheksid igale mäele, kus Jeesusest ei ole midagi kuulnud ja paneksid Jeesuse lippu sinna, et nemad saaksid ka pääseda. Nüüd mul on küsimus, mis on sinu prioriteet sinu laste jaoks? Kas see on see, et nad oleksid nool, mis läheb maailma Jeesuse Kristuse austuseks, vaenlastega võitlemiseks? Või kas see on see, et minu laps oleks lihtsalt väga tubli inimene, saaks hea töökoha, oleks õnnelik, ta oleks mugav elu? Mis on meie eeskuju? Mis on meie eesmärk? Mina olen öelnud minu lastele, mul ei ole vahet, mis nad teevad, kas nad on prügimees, president, ma tahan, et armastaksid Jeesust kogu südamest ja teeniksid teda. Kui nad on edukad, tore. Kui nad on vaesed, aga armastavad Jeesusest, küll ta kannab hoolt. Minu eesmärk vanemana on sangrilaadselt. Valmista mu nool nii teravalt ette, et ma saan lasta seda maailma. Mul on ainult 18 aastat ja ma saan öelda teiste inimeste tunnistuse järgi, et see 18 on väga kiire, see pole 18, see on rohkem nagu 14. Mingi hetk nad on põhimõtteliselt väiksed täis kasvanud, enam ei võta sinu juhatust nii hästi. Meil on nii lühike aeg, nii üüraku aeg, nii väike üürike, kuidas me kasutame täna. Kas me nüüd juhatame neid? Mina tahan, et minu noole tupp oleks täis teravaid, tublisid noole, mis ma lasen. Ma loodan, et kõik jäävad Eestisse, ma loodan. Eesti Kristuse jaoks. Võib-olla Saaremaa, Hiiumaa, ma ei tea. See on minu prioriteet isana. Mina tahan, et mu lapsed, ja ma palvetsin seda ka. Ma palvetsin James, see John Pattoni isa oli nii suur eeskuju. Ta ütles, kui John Pattoni saatis ta välja, ta ütles, nagu Abraham, sinu isa Jumal, õnnistuge siin, kaitsku siin, ta rääkis endast. Ma olen teeninud seda isandat ja nüüd sina peaksid teenima teda. Ja minu Jumal aidaku sind, nagu Abraham, nagu Jaakob. Ja ma palusin, isand, ma ei tea, millal mina lähen koju, aga palun võtta minu poegi. Ja vahet ei ole, mis jumalakartlik elu mul on, vahet ei ole, mis jumalik tendents mul on, vahet ei ole, mis see hea on, mis oled minu sees teinud. Anna neile kolmekordselt. Anna neile kolmekordselt. Ma tahan, et neil oleksid palju jumalakartlikumad, palju imelisemad mehed sinu käes kui mina. See on minu soov. See oli Jamesi soov tema poja jaoks, John G. Pattoni jaoks. Mis on väga huvitav on see, et siin see ütleb, teie isad, õpetage neile. Mis on esimene asi siin kontekstis, mida ma pean õpetama oma lastele? Ma pean neile kuulekust õpetama. Kas ei ole irooniline, et ma pean oma lastele kuulekust õpetama? Miks ma peaks seda? See on nagu irooniline. Hei, vanem, üks väga hea asi, õpeta oma lastele, kuidas nad peaksid siin kuulama. Miks ma peaks seda õpetama? Nad nagu võiksid seda teha. Täpselt. Kui laps läheb oma teed edasi hukatuks, sa pead juhatama, sa pead õpetama. Õige ja ilus on see. Ja ma proovin ka näitada, ma just helistasin kasuisale, Glenn. Ta pole isegi mu isa. Ta põhimõtteliselt ei elanud minuga, ta oli mu ema elukaasla. Ma ikka helistan veel Glennile, Glenn, kuidas sul läheb? Ma tahan veel austada mu vanemaid. Ma tahan, et mu lapsed näevad, et see on oluline, et ma veel näitan austust nende vastu. Ma tahan, et mu lapsed õpivad, et täna on õige õppida kuulekust ja austus oma vanemate vastu. Täna. Ja ma ütlen seda väga tihti, kui ma näen, et üks mu poeg, kes läheb Susanna juurde või minu juurde, ei tee seda. Siis ma tihti ütlen, see on niimoodi ei räägi su emaga ega isiga.
Niimoodi ei tohi. Niimoodi meiega ei tohi rääkida. Sa pead austuses rääkima meiega. Ma ei ütle, et nad peaksid ütlema mulle, söör, jah, söör. Nad naljaga natkene tegid eile õhtul, ma ütlesin, istuge, nad ütlesid, jah, isi, söör. Mina ei nõua seda. Aga ma nõuan, kui nad räägivad minuga või Susannaga, nad teevad seda austusega. Me ei ole lihtsalt, nagu ma näitasin 2 nädalat tagasi, me oleme see kuldmünt Piibli järgi. Me oleme see vana kallis raamat, me oleme see raske hea kruus. Me väärime mitte minu pärast, mina ei vääri seda. Aga Jeesus on öelnud, et lapsed tehku niimoodi. Ja ma pean neile ka seda õpetama, kuidas nad peaksid seda tegema. See on sinu töö. Ja kuidas ma tean, nagu ma ütlesin, ma teen väga praktiliselt täna. Kui võib-olla sul ei meeli mu stiil täna, siis järgmine kord on võib-olla teisiti, aga ma tahan hästi elavat rääkida lihtsalt. Juhata täna, kuidas? Mina võin tunnistada, ma ei tea, kas teised saavad tunnistada, aga mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem minu ema ja isa sõnad kummitavad mind. Ma olen lihtsalt kodus ja ma kuulan justkui mitte päris, see ei ole kummitus, ma ei ütle seda, vaid see lihtsalt nii südame sisse tampitud asi, mis ema või isa ütles. Ma kuulan absurdseid asju. George. Lihtsalt olen köögis, siis ma pean seda ütlema. George. Mis see asi tähendab? Minu vana isa ütles mu vana emale, George. Kirk. Sa alati lähed kirkse. Kirikusse sa lähed kogu aeg. Miks ma ütlen seda? Ma ei saa sulle öelda. Aga ema lihtsalt ütles seda. George. Sõitsime autos ja ta lihtsalt ütles. George. Nüüd mina ütlen. George. Siis ma ütlen, Kalle, kuidas see seotud selle teemaga on? Mu point on see, isegi mitte midagi asi, George, kirk, või kirk, või mis iganes sa tahad kuidagi aktsendiga öelda, on jäänud mulle nii sisse, et ma isegi ütlen mu poistele ja keegi ei saa aru, miks ma ütlen seda, mina ka ei saa aru. Vaid lihtsalt see, et mu ema ütles seda nii palju. Või teine näide, ma mäletan, kuidas ma mõnikord ärkasin öösel, ja ma nägin, kuidas ema oli söögilaua ääres öösel ja tegi tööd. Mu ema öösel. Mul on see pilt meeles. Olid arvete maksmine või mis iganes, ta oli seal söögilaua ääres öösel, kõik oli pime ja tegi tööd. Mu ema eeskuju töökusest on jäänud. Ja ma lihtsalt korraks tahan öelda, minu perekond ei olnud kristlik. Ei olnud. See on minu ainuke lips, mis on mu perekonna oma. See oli mu vana isa Williami oma. Ta oli väga töökas mees. Ja ma arvan, et töökus jäi mu ema sisse, et ta isegi öösel teeks tööda pere heaks. Nagu õpetussõnade 31 naine. Ta tahtis, et perel oleks soe ja hea. Mu ema oli veel naljakas. Iga kord, kui ta tuli teenistusele, isegi siia, kui ta tuli meie kogudusse, kui ta oli veel elus, ta alati andis raha kogudusele. Ma hetkel ei kasuta seda see, et anna sina ka. Mu point on see, et miks ta andis? Ta polnud isegi kristlane. Sest tema oli õppinud, et on hea anda. Ja see harjumus jäi ta sisse. Nii et iga kord, kui me läksime koos, ta tihti andis mulle see raha, et mina annaks sisse lapsena. Kuigi ta ei olnud kristlane. Jumal armastab õnnelikku andjat või rõõmsat annetajat. Mis meie vanemad on andnud? Või see, et mõni asi, mis mu ema andis, oli väga imeline. Ma olin gümnaasiumis ja ma kõnnisin koridoris ja ma laulsin. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own and the joy we share as we tarry there no other has ever known. Võib-olla te ei tea, mis lause on. See on see, et ma kõnnin Jeesusega ajas. Ma naudin Jeesusega hommikuti aega. Ja ma ei tea, mis lause on. Ma kõnnin ringi noorme ees, 16, ma laulsin. Ma arvan, see oli romantiline laul. Ma arvan, see oli mehest ja naisest. Mina isegi ei tea, mis laul see oli. Kus ma õppisin seda? Mu kallis ema. Tegi süüa, pesi nõu, ta ei olnud kristlane, aga tema ema pool ka tuli see laul, kes tihti mängis ja laulis. Ja kuigi nad ei olnud kristlased, vähemalt mu ema ei olnud, mingi hea mõjuga hümninega, kirgulauliga jäi mu ema külge või ma mäletan, mu ema oli vannis ja ta lihtsalt röökis nii valjusti, kui ta sai lauldes. Siis peab mu hing siin kiidma lauluga, ma ei pea enam laulma, te teate seda laulu. Seal mu ema vannis laulab isandale, aga ta ei ole kristlane, see lihtsalt on talle jäänud, tampitud südamesse. Ja siis minu jaoks, mõni laul ma lihtsalt tean, sest ema laulis seda. Miks ma räägin neid asju? Täna sina võid anda, nagu minu ema, nagu sinu vanemad, tampida nende südamete sisse igasuguseid asju.
sinu ohkamised või su laulmised. Ja see on väga naljakas, sest ma olen võtnud väga ema eeskuju endale vastu ja ma laulan väga palju oma lastele. Ja mõnikord ma laulan niimoodi, ja ma isegi eeldan, et nad peaksid teadma järgmist salmi või järgmist sõna. Ja ma hetkel ei katseta, aga ma kodus teen seda ja imeli on lihtsalt näha, et isegi laulud jäävad neile pähe. Isi peseb nõud ja laulab, siis peab mu hing, on ju. See jääb neile. Alateadlikult see jääb siia sisse südamesse. Või see, kus me räägime, ma kahjuks ütlen mõni asi, mis mu ema ütles, mis ei ole piibelik. Tema alati ütles, kannatlikkus on voorus. Ma olen proovinud ja kannatlikkus on voorus, ehk see on hea asi, omanda kannatlikkus. Mu ema alati ütles, ilmselt tema ema või isa mõju all. Mina proovin seda kristlikkuselt pöörata. Ja ma teen seda veel kehvasti, sest see on nii seal sees. Ma tahan öelda, vaimuvili on kannatlikkus. Ma tahan seda, et poisid, nad on suur mehed ja ütleb, vaimuvili on kannatlikkus. Selle asemel, et mu lapsed ütlevad George või mingi imeliku asja veel, et nad saaksid lihtsalt öelda, issand on hea. Või midagi, mis nad on kuulnud, et isi ja emma on öelnud palju, tampitud südamesse. Ja siin on loomulikult asi, millega meie võitleme. Kas meie õpetame oma lastele püha kirja, eriti meile jätmisega? Õpime salme koos. Kas me teeme seda? Sest ma saan öelda, igaüks, kellega ma olen rääkinud, kui sa annad lastele midagi nüüd väiksena, see jääb põhimõtteliselt igaveseks neile pähe, igaveseks südamesse. Ja see on, ma lihtsalt tunnistan, see püha kirja meile jätmine oma lastele on minu nõrk koht. Susanne ja mina pingutame, aga see on meie jaoks väga raske koht veel. Aga kas me iski anname seda, et nad on poes ja nad lihtsalt mõtlevad Jumala sõna peale või tuleb kiusatus ja siis nad mõtlevad Jumala sõna peale. Ja neid tunnistusi ma saaks rääkida väga pikalt, kuidas Jumala sõna on nii sinna sisse tampitud, et see justkui purska välja siis, kui on vaja. Jumal vaim kasutab neid asju. Siin on lihtsalt üks hea väike asi vanemad. Kuule mu poeg oma isa õpetust ja ära jätta tähele panemata oma ema juhatust, sest need on suu peale ilupärjaks ja kaela ümber keeks. Meie anname oma lastele ilusa kaela kee, me anname neile ilupärg ja mis me anname? See õpetus ja kõik, mis me nüüd anname. Ja me panustame nende sisse meie prioriteedid ja mis nad näevad. Minu jaoks on see, et nad on väiksed spioonid sinu majas. Nad näevad kõike, kuulavad kõike, tajuvad kõike. Ja mis nad ütleksid edasi, kui nad rääksid, isi väga armastab, emme väga hoolib, kas nad räägivad, telefon on kõige kallim, ma ei oska öelda, mis nad sinu peres ütlevad. Aga mina tahan, et kui nad mõtlevad isi peale, nad näevad Jeesust. See üks väga imeline printsiip, mis ma tahan lihtsalt teile ka tampida südamesse korraks, on 5. Moose 6:4-9. Kuule Iisrael, isand, meie Jumal, isand on ainus või üks. Armasta isandat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, kõigest oma väest. Ja need sõnad, mis sõnad? No tõenäoliselt kogu seadus. Kuidas me järgime Jumalat, kuidas ma elan, see õpetus. Kinnita need sõnad, mis ma tänan sulle annad, jäägu su südamesse vabast. Kinnita on imeline sõna. Kas kuulsid, et ma rääkisin noortest on ju? Kinnita võib-olla ka terita, see on sama sõna. Tampi, tee selgeks, harjutad, teritad, sa teed sama asja veel ja veel, kinnita. Terav nool, Jeesus on kuningas, Jeesus on hea, ta annab andeks, tema sõna on tõde. Et me saame lasta neid, kinnita need oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes, teed käies, magama heites, üles tõustes ja ma ei loe seda järgmist, aga igal pool, kodus istudes, teed käies, magama heites, üles tõustes. Millal sa räägid Jumalast? Millal sa peaksid rääkima Jumala seadusest? Kui sa tõused, kui sa magama heided, kui sa kõnnid, kui sa oled kodus. Kus sa pead siis tegema seda? Igal pool. Ja kuidas sa teed seda? Kui sa sööd pannkooke, räägi Jumalast. Kui sa võtad lehti kokku, räägi Jumalast. Kui sa koristad mänguasju, räägi Jumalast. Kui sa mängid, räägi Jumalast. Kui sa distsiplineeri neid, räägi Jumalast. Kui sa tunnustad neid, räägi Jumalast. Ja ma pööran korraks praktiliselt meie jaoks jälle. Kõige lihtsam asi on see, et me kinnitame mitte lihtsalt Jumalat, vaid tema teed,
tema seadused on siin see kontekst, tema teid ja kuidas ma siis kinnitan tema teid, tema mõtteid, tema tahet neile. Ma õpetan ja kuidas ma teen. Ma tahan korraks, et me kujutame ette, nüüd me looduses oma lastega. Ja siis ma lihtsalt ütlen lastele, tead ju lapsed, Jumal tahab, et me oleksime nii tugevad isandast, nagu see tamm siin. Ma juba ütlen neile käsk, aga loovalt. Jumal tahab, et me oleks tugevad isandast. Ta ütleb seda nii palju. Oled tugevad isandast ja tema sõnas. Või see, me vaatame tähti öösel ja me ütleme, Jumal tahab, et meie sääramas samamoodi siin maa peal. Et evangeelium läheks laiali. Või me vaatame, me pesime nõud ja me ütleme, tead ju, Jumal tahab meid ka puhtaks teha. Me peame ainult paluma. Või me sööme ja me ütleme, Jumal tahab, et me täname alati. Kas sa ei ole tänulik, see toit on nii mega hea, Susanna toit on alati nii mega hea. Kas ei ole nii mega hea, et võime tänu tuua isandale, et ta annab meile häid asju. Ma võin juba õpetada, kuidas käituda, kuidas elada nüüd. Või ma distsiplineerin oma lapsi, ma saan öelda, Jumal tahab, et sa oleksid temale kuulekas. Sellepärast mina teen seda sinuga, sellepärast mina karistan siin, kui sa käitud halvasti. Sest mina pean vaatama, et sa oleksid kuulekas ja isand tahab seda. Või kui me tunnustame last, ma saan öelda, poeg, sa laulad nii hästi, tead ju, Jumal tahab kõiki sinu ande kasutada. Olen tänulik, et ta on sulle neid andnud. Ma võin tunnustada ja kasutada igat asja selleks, et igal pool, kus ma olen, ma võin kinnitada oma lastele kõvasti kojas, teel, igal pool. Isanda teed, isanda teed, isanda taha, isanda taha. Ja nüüd ma tahan rääkida veel ühest asjast. Ole regulaarne sellega, et sul lapsed näevad, et Jeesus, tema töö ei ole ainult pühapäeval. See on nädala jooksul. Mul on 2 raamatut, ma ainult mainin kiiresti. Kui keegi tahab, see on, need mõlemad inglise keeles, see on perekonna ülistus, see ütleb, perekonna ülistus. Kuidas ma perena tulen kokku ja kiidan isandat. Ja John G. Patton on siin mainitud, kellest ma just rääkisin, ta nägi James nuutav ja palutav oma laste pärast. Ja mul on üks teine, Brave Dad, julge isa. Mul on neid 2, kui keegi on huvitud, te võite laenata pärast ja ma võin neid laenata välja. Ma just lugesin mõlemat, mõeldes selle jutluse peale ja mõlemad olid väga julgustuseks. Aga erdi see ja ma korraks tahan sellest rääkida. Kas oled kuulnud kunagi perekonna Piiblia ajast? Või family devotion inglise keeles öeldakse. Perekonnad kokku tuleb, me vaatame koos Piiblit, me laulame. Ma lihtsalt tahan nii kiiresti, kui ma saan. Kas me peaksime seda tegema jah või ei? Siin on mu küsimus. Kas sa tahad teha perekonna Piiblia aega või kas sa pigem tahad, su perekond ei teeks perekonna Piiblia aega? Mu meelest see küsimus on väga kasulik. Siin see vend, Whitney, ütleb väga hästi. Väga hästi. Kuidas me teeme? Kiiresti nippid. Järjepidev, lihtne. Järjepidev, lihtne, järjepidev, lihtne. Jätta meile järjepidev ja lihtne. Tema soovitus, tee isegi ainult 3 minutit pikk. Eriti, kus on väiksed lapsed. Teed ühe salmi lahti, loe ühe salmi, efeeslaste kirjast, mis iganes. Loe ühte salmi isegi, kas või. No tema soovitus on minna vaikselt läbi terve raamatuid, terve eestlaste või muu. Aga võtta ühe asja, ainult anna 2-3 lauset selle kohta, et su erdi väikeste lastega saaksid aru, mis see on, kuidas see rakendab mu ellu, laula ja palveta. Kõik. Nüüd sa võid ehitada sinna peale, et mitte 3 minutit, vaid see on 10, su lapsed on vanemad, saate arutleda nüüd, aga sisuliselt meil on peaaegu kõigil väiksed lapsed. Siin on soovitus. Järjepidev ja lihtne. Järjepidev, lihtne, järjepidev, lihtne. Võta lahti, tee midagi lühidat, praktilist, võib-olla näitemäng oma lastega, ma olen proovinud näitemänge, pigem minu jaoks ei sobin. Näitemäng ja siis palveta ja siis laula. Ja siin on 3 sõna, võib-olla sul ei meile, kui sul on jälle raske meile jätta. Piibel, palve, pala. Laulupala. Piibel, palve ja pala. Sa pead kõik, sest Piibel käsib, et kristlased teevad neid asju. Kogudusena me laulame, me palvetame, me vaatame sõna. Me ei tee leiva murdmist oma perega, me ei tee neid asju, aga palve, piibel ja pala. Laula oma lastega. Üks laul, lihtne laul. Mina olen nii lihtne, ma laulan põhimõtteliselt sama laulu juba 2 aastat. Ma soovitan, et sa niimoodi ei tee, aga meie jaoks lihtsalt sobib nii hästi üks laul.
lapsed on nii alati nii õnnelikud, kui nende jaoks on õnnelik aeg, siis ma olen tänulik. Ma tahan, et see piibli aeg oleks lühike, lihtne, järjepidev, et neil oleks hea. Ja nüüd, see on minu soovitus, et te leiate seda aega. John Patton rääkis, mis mõju sellel oli tema elus. Whitney rääkis, et tema tütar lõpetas gümnaasiumi ja siis tegi kõne ja ütles, me vaatasime iga päev piiblit ja see oli imeline, ta ei saanud isegi lõpetada, see oli nii tänulik oma ise eest. Iga päev vaatasime piiblit ja ta ei saanud lõpetada. Ja siis ta läks ja kaelistas oma isa. Nad ei mäleta kõiki, mida me räägime. Nad ei mäleta igat punkti, mis sa ütled. Ja kui sa hakkad räägima, et siin on 5 punkti, kuidas me Efesluse 6. järgi vaatame Jumala sõna, kui meil on raskustes meie elus, lihtne ja järjepidev. Ja nüüd ma tahan kokku võtta kiiresti. 2. Timoteuse 3, 14 ja 17. Timoteus tundis lapsest saadik pühi kirju. Kes õpetas talle neid? Vaata, et 2. Timoteuse 1.5, see on 2 peatükki enne. Mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanemais Loises ja su emas Eunikes ja nüüd selles olen ma veennud elab ka sinus. Kes õpetas? Ta isa oli kreeklane, kas sa teadsid? Apostlitegude raamat ütleb, ta isa oli kreeklane ja õpetanud püha kirja. Kes andis Timoteusele neid teadmisi? Tema ja vanema järelikult. Ja see sama usk, mis elas. Nii et ma võtan kokku mitme mõttega. Kiired nipid. Nii et kui sa kuuled midagi, nüüd on see asi. Järjepidev ja lihtne piibliaeg perega on hea asi. See on imeline asi. Aga võida oma laste südameid, sest nad ei taha siin kuulata, kui sa ei tee seda. Pastor Craig, kes oli kunagi Tifi pastor, läks Pokemon Go mängima ühe pojaga, et ta saaks kahekesi olla oma ühe pojaga, et võitleda süda. Et ma olen usaldatav, ma armastasin, ma hoolin sinust. Sinu huvid on minu huvid. Et ta sai rääkida Jeesusest paremini. Mäletad, neil on igavene hing. Nad ei ole lihtsalt üks inimene. Neil on igavene hing. Õpetad neid sõnas, lihtne, järjepidev. Näita neile, kuidas kristlane elab. Anna neile teada, kui imeline see on kristlikus perekonnas üles kasvada. See on eesõigus. Ma ütlen seda poegile aega, see on eesõigus. Mul ei olnud seda. Minu vanemad ei armastanud Jeesus, nad ei ole siin, nagu nad tahtsid. Ka siin on üks huvitav asi, õpetada neile, kuidas kirikus käia. No meie kogudus me teeme seda päris hästi, ma olen väga tänulik pastorina, et meil on pühapäevakool ja siis meil on siin niimoodi, ma saan tunnustada korraks, kõik need lapsed on pigem väga tublid olnud. Ma olen saanud rääkida, keegi ei röki, keegi ei karju, aitäh teile. Me saame õpetada neile, kuidas me tuleme kokku, mis on laulmine, tõuseme püsti, mis on laulmine. Me saame nüüd juba õpetada, kuidas kristlased tulevad kokku. Ja me näeme seda igal pool Vanast Testamendis. Juudid tegid seda, prohvetid tegid seda, et kogu pere tuli kokku. Näita neile, kuidas tõtt rääkida. Ja näita neile, mis on meile parandus uuesti ja uuesti. Kui sina vanem eksid, mine alandlikult nende ette, palu andeks, sest sina pead seda tegema. Aga üks asi, mis ma korraks lihtsalt ütlen, ma teen oma perega, me alati teeme tehing. Mina palun andeks konkreetse asja pärast. Ma palun andeks, et ma olin pahane su peal ja karjusin. Ja laps peab ütlema, ma annan sulle andeks, siis me teame, et see asi on kaetud. Ja me ei kaeva seda enam üles, see on maha maetud. See on surnud asi. Teine asi, mis ma ütlen mu poegile on see, jah, sa tegid patu oma venna vastu või minu vastu või Susanna vastu, aga kelle veel sa tegid? Isi, ei, kelle veel? Emme, kelle veel? Philippi, ei, kelle veel? Jeesuse täpselt. Ma juba saan õpetada, kui ma eksin, siis Jeesus on alati see, kelle kõige rohkem esmalt ma teen pattu tema vastu. Ja siis õpetan neile kuulekust. Kuulekus tähendab valmis süda ja õnnelik süda ja siin on veel see. Ja mäletad, sinu lastel on igavene hing, õpetan neile, mis on patt, mis on põrgu, mis on tagajärjed oma elu valikute jaoks. Õpetan neile, kes Jeesus on ja mis ta on teinud, et tema kandis pattu risti peale, et nemad ei pea karistust ise kandma, vaid Jeesus võib täna võtta ära, kui nad vaid usuvad. Sul on spioonid kodus, kes vaatavad kõiki, mis sa teed ja olgu need niimoodi nagu John G. Patton, kes kogu missiooni ajal, kui kannibalid proovis teda rünnata öösel, kui nad proovis tema perekonda ära süüa, kui nad surid ja ta kaitses nende hauda. Kui ta kuulutas neile, kel oli odad käes,
et sinu lapsed saavad alati mõelda, aga mu vanemate eeskuju. Sest ma ainult ütlen, ma lõpetan selle, ma juba ütlesin, ma lõpetan, aga John G. Pattoni jaoks oli lihtsalt see oluline. See on lihtsalt pildlik nüüd, need sõnad on lihtsam kuulata. John G. Patton, ta ise oli nii jumalakartlik, nii palvemees, et ta kõndis John G. Pattoniga, kui Patton pidi ära minema. Ja isalt kogu aeg oli müts siin, sest ta palvetas kogu tee, vaikselt, kõva häälega, ja lõpuks ta saatis oma poja minema. Ja poeg põgenes minema, sest ta ei suutnud enam kanda seda, ta hakkas ka nutma. Ja ta piilus ümber ja isa veel palvetas tema pärast, kui ta juba läks ära. Isa seisis seal nuttes ja palvetas oma poja pärast. Ja John G. Patton lihtsalt ütles niimoodi. Kui mul oli kiusatused või ma tahtsin alla anda ka missionärina, see pilt mu isast, kes palvetas meie pärast, kes palvetas minu pärast, kui ma lahkusin, ei lahkunud minult. Ja see alati pani mind mõtlema, ma tahan olla nii särav eeskuju teistele, nagu mu isa oli. Nii et sinu eeskuju võib olla nii imeline. Sa ei tea, kuidas Jumal kasutab seda. Nüüd elame niimoodi, Jumal andku meile sellist siiras usku, me võiks edasi elada meie lastest ja lastelastest. Palvetame.